kohale jõudnud, aga varsti jõuab. Mingi 2 minutit oli mängida, siis tundus, et tuleb ära. See oli meil eesmärk terve aasta ja lõpuks on tehtud. Ma olen väga rõõmus. This was our goal all year, but we thought we could get it done in 3, but it took 5. These are the best fans I've ever played in front of, and it's just a great feeling. So I'm so happy for the city and my teammates and coaches. Most valuable player, what does it mean to you? It's a humbling experience. I've never won an award before, so my emotions are all over the place, but I'm sure my family is going to be proud of me. But most importantly, I wouldn't be able to have this award if it wasn't for my coaches and teammates. Mul on kõige parem meel publiku ja fännide ja organisatsioonile, et me oleme tõesti panustanud ja väga laialt. Poisid, tüdrukud, mehed, naised, kõik noored, vanad, esindusmeeskond ja nüüd siuke võit siin 5. mängus. Pole paremat stsenaariumit. Ma ei saa öelda, et see on raske medal, see on väga kerge medal, aga raske tööga tulnud. Ja minu arust väga tänuväärt, et meeskond oli lõpuni tubli, vaim ei murdunud ja see tahe oli väga suur. Ma miskipärast kardan, et see jõuab natuke hiljem kohale, aga see rõõm on piiritu. See tegelikult saabus juba enne lõppu. Enne mängu lõppu, nii et tegelikult me teadsime, et ta tuleb ära. See mäng tegelikult oli meie domineerimise all. Ja nii see tõesti oli, sest teise veerandaja lõpuks oli Tartu ees 10 punktiga ja oma eduma suudeti mängu lõpuks kasvatada 20 punktini. Mäng lõppes seisuga 85-65. Oleme ausad, et Cramo ei olnud viimane mäng enam see Cramo, kes ta oli need 2 viimast mängu, et nii palju möödavisk käib vabaviskejoonelt ja 3 punkti joone tagant, et see tegi meie elu lihtsamaks. Kaotada on alati keeruline, et me olime 2-0 taga. Me võitlesime 2-2, täna viimane mäng, 5. mäng, et selliseid hetki üldse korvpallikarjääris on võib-olla vähe, et eelmine aasta oli ka, eelmine aasta tuli meie võitjana välja, see aasta nemad, et eks nad teenisid seda võitu. Aivar Kuusma jaoks oli see 4. kord, kui ta treenerina Eesti meistriks tuli. Eesmärgi tuua Tartusse Eesti meistritiitel püstitas Kuusma 2 aastat tagasi, siis kui ta Tartu meeskonna peatreeneriks tuli. Aivar Kuusma poeg tunnistas, et on oma isa üle väga uhke. See mees näeb nii palju vaeva. Suvel, vahet üle, talvel, sügisel. Kogu aeg läbi saab ta uusi mängeid otsima. Talle väga puhata ei meeldi, ta näeb alati vaeva, teeb alati tööd. Ja mul on nii uhke öelda üle, et kõik see raske töö, see lõpuks viis ta Eesti meistriks. Kuivõrd täna võidul aitas kaasa publik ja Tartu fännid? No siin ei saa seda üldse alahinnata, sellepärast, et kui me räägime, et ma ütlen, tehke järgi või makske kinni, et 12 minutiga müüakse saal täis ja 2 tundi enne mängu algust on juba põhimõtteliselt rahvas saalis ja see detsibillid, mis siin ütleme nagu kõlasid, kui Kalev Cramo vabaviskeid viskas, siis see loomulikult annab kodumeeskonnale tohutult juurde. Fännid on täieliku maksimumi. Sul oli 2,5 tundi varem enne mängu olid kõik kohal ja ühtse löögirusikana me karjusime kuni lõpuni välja. Ja mis oli 2 minutit enne lõppu, kui me saime aru, et see on meie, siis see ühtsus, mis oli, kõik kallistasid üksteist, kõik elasid kaasa, see tunne oli mega. Tartu võtab oma sangarid vastu siin samas püssirohu keldri ees ja kohe läheb peoks.
meeskonda, poleks fänne, kui poleks fänne, poleks meeskonda, et meeskond mängib ju fännide nimel, et saal väikseks, jääb praegu ka püsirohukelder väikseks, sellepärast et fänne on lihtsalt nii palju. Tunne on meeletu, me oleme väga rõõmsad ja ma ei unusta kunagi seda õhtut.